Nüüd, kui prioriteetidest rääkida, siis kindlasti haridus, linnatransport, sotsiaalhoolekanne, haridusvaldkond 32% kuludest, linnatransport 17% ja sotsiaalhoolekanne 10%. Need on juba traditsiooniliselt sellised suuremad valdkonnad linna eelarves. Investeeringute poole pealt kindlasti kõik, mis on seotud haridusega, nii lasteaiad kui koolid, jätkame renoveerimist. Nii lasteaedade kui koolide puhul kokku lasteaiad koolid 29 miljonit järgmise aasta investeeringut lasteaedade puhul näiteks, kui meil sellel aastal oli 6 miljonit, siis järgmisel aastal 9 miljonit. Ja ma arvan, et oluline on see, et linna eelarves on nähtud ette 1 miljon, et valmistada ette lasteaedade asenduspindasid selleks, et asuda nüüd siis põhjalikumalt lasteaiahooneid renoveerima. See eeldab tõesti ettevalmistust, et oleks kuhu need renoveeritavad lasteaiad ajutiselt paigutada. Ja seda ettevalmistust siis järgmisel aastal me tahaks alustada ja selleks siis 1 miljon ka linna eelarves on ette nähtud. Kultuurivaldkonnast kultuurikeskus Kaja kindlasti oluline objekt ja sellel aastal siis linna eelarves või järgmisel aastal kajastub ka juba linnateatri uue hoone ehitus koostöös riigiga. Ma arvan, et see on üks objekt, millest on väga-väga palju räägitud ja nüüd lõpuks me oleme siis jõudnud nii kaugele, et tõesti sellega ka algust tehakse.